avavile on kõlanud Premium-liiga 13. mänguvoor Tallinna FC Levadia ja aga Pärnu Vapruse koosseisu juurde jäime pooleli. Väravas number 16 Ott Nõmm, kolmene kaitseliin vasakult, number 5 Siim Aer, number 28 Marko Lipp ja number 43 Markus Sepik. Vaatame nüüd Pärnu Vaprus, kas saab löögile minna. Salist on seal vahel. Kapper teeb väikse nõksu, tuleb pall värava ette ka ja ongi niimoodi. Pärnu JK Vaprus asub siin 3. minutil FC Levadia vastu koduväljakul juhtima ja mitte keegi muu kui Mark-Anders Lepik selle värava ära lööb. Mees, kes on Vapruses laenul Tallinna Florast, juba 3. minutil viib Vapruse juhtima ja no näete, vaprad karud ka. Vapruse fännid võtavad laulu üles ja miks nad ei peaks laulu üles võtma, on ju põhjust küll, kui sinu koduklubi juba 3. minutil koduväljakul. Seda kohtumist ei saa paremat algust Vaprus endale ette kujutada. No vaatame, kuidas see olukord nüüd sündis. Tuli sealt Kapperilt pall värava ette. Ja kuidagi väga ebastandardselt positsioonilt sai Lepik sealt lüüa, aga mis sellest, peaasi, et pall väravasse jõudis ja sinna ta jõudis. Tõesti natuke kukkumise pealt ta selle jala sinna pallile vastu sai või kas see oli. Jäime pooleli. Wingbackid või kaunis eesti keeles äärikud Vaprusele vasakule. Number 7 Virgo Vallik ja paremale number 90 Joonas Sild. Keskväljal number 20 Henri Välja. Number 7 Tristan Pajo ja nüüd tuleb löök ja täiesti uskumatu alguse oleme saanud siin täna endale, kui ei keegi muu kui Bubakar Tambedou 5. minutil viigistab seisu. No kes oleks arvanud, et 5 minutiga näeme siin 2 väravat. Esmalt Mark-Anders Lepik viis Vapruse juhtima ja nüüd Bubakar Tambedou teeb seda teises väljaku otsas ja seisuks 1-1 ja juba 5. minutil. No vaatame, kuidas see värav sündis. Iboro vedas palli, mängis ääre peale Mihkel Ainsalule. Ainsalult pall värava ette, lasid seal Vapruse mehed läbi ja oi kui kindlalt üle puusa Bubakar Tambedou selle palli väravasse paigutab. No, suurepärast pigem tsenderduse peale. No vaatame. Tuleb lööki sinna ette posti ja ongi niimoodi 2-1 ja Mihkel Ainsalu teeb siin selle asja kindlalt ära. 9. minutil 2 väravat Levadiale, 1 värav Vaprusele ja no mida veel soovida ühest jalgpalli pühapäevast, kui meil siin 9 minutiga on löödud suisa 3 väravat. Seda olukorda tahaks kohe otse järgi näha, kas Ainsalu lõi selle palli seal ise väravasse või sai seal keegi jala vahele. No igatahes põhjust rõõmustada. No vaatame järele. Ainsalu tundub, et läks sinna ette posti suunama. No vaatame, kas Limberg sai sealt veidi jala vahele. See nurk peaks nüüd selle meile paljastama. Ette posti läks ja tõesti Mattias Limberg toodutab käed püsti ja tuleb pall karistusalasse. Vallik saab seal pea vahele. Aga tuleb lööki Ainsalult ja täiesti uskumatu mäng on meil siin Pärnu rannastaadionil praegu. 3-1 on seisuks ja mängitud on täpselt 13 minutit. Teevad seal Ronaldo tähistust ka mehed ja no, täiesti uskumatu. Mihkel Ainsalu lööb enda teise värava siin 13. minutil ja no näete, FC Levadia treenerite pink tundub väga rahulolev olevat. No, täiesti uskumatu mäng. Vaatame kohe järgi. Otto nurgalöögi olukorrast see värav sündis. Tuli pall sinna värava ette, jäi lahtiseks ja ühe puutega Mihkel Ainsalu paneb selle palli nii alla nurka, kui üldse saab panna. Tõesti ühe puutega suurepäraselt Ainsalu seda palli tabas ja no Ott Nõmmel pole seal väravas ka mitte midagi teha. No oli üpris keeruline löök see talle ära võtta, aga konnale igasuguseid nippe. Bubakar Tambedou ja Mark-Oliver Roos õpid vasakul äärel. Murrab mööda ka Tambedou uuesti palliga. Mängib Salistele, kas tuleb Saliste tsenderdus, ei tule. Mängib hoopis Rasmus Peetsonile. Frank Liivak nüüd.
läheb ise üritama, aga kas tõesti läks see üritus nüüd väravasse? Paremalt Mihkel Ainsalu, vasakul äärel käsi püsti Mark-Oliver Roosnupul ka. Pall nüüd värava ette ka ja seisuks on nüüd 5-1. Tõesti, 64. minut just täitus ja Vaprus ei ole teisel poolajal näidanud ülemäära palju paremat mängu kui esimesel ja karm tõsiasi nende jaoks on see, et 64. minutile 5-1 nende kahjuks siis seisuks on ja tundub, et värava lõi ründeäss Vendel. Peaks ju olema tema hooaja 7. tabamus on mõlemad Ehtsa Levadia ründeässad on täna säranud nii Boubacar Tambedou kui ka Vendel. Tabeli liidri väärilist mängu. No, vaatame kohe järele paremalt äärelt. Ainsalu seda palli vedas. Tuli värava ette sööt ka ja Vendel lihtsalt pani sinna jala vahele ja Ott Nõmme selja taha maandus täna 5. pall. Ja Levadia fännid panevad büroga käima ja no, mõistagi on selleks põhjust. No, tõesti värava ette suurepärane pall ja Vendelil jäi üle lihtsalt jalg vastu panna ja tulevad nüüd vahetused Vaprusel väljakult ära. Saliste, Mark-Oliver Roosnup. Tambedou nüüd vasakult äärelt minemas, värava ees on Lehtmets olemas ka. Vaatame, kas Tambedou läheb ise, leiab värava ette Pedro ja seis on nüüd selline, et 89. minutil Joao Pedro vormistab seisuks 6-1 Tallinna Ehtsa Levadia kasuks. No tõesti, tänane kohtumine on meile pakkunud 7 väravat ja Tallinna Ehtsa Levadia on näidanud, miks nad 13. vooru juures tabelis esikohta hoiavad. Joao Pedro saadab kaamera suunas tervituse ka, südamed teele. Tõesti vahetuses sekkunud Joao Pedro on ka näidanud ennast täna. Eelmine hooaeg täpselt samamoodi mees näitas, et on hea mängumees. Tambedoult pall värava ette ja jäi lihtsalt Joao Pedrol üle see pall vasaku jalaga väravasse susata. Ja täpselt niimoodi Tanel Üpruse vile on kõlanud. Premium-liiga 13. vooru kohtumine on lõppenud. 6-1 võit teile täna, ole hea, võta see pöörane mäng kuidagi oma sõnadega kokku. 6 väravat ja 1 sisse lastud värav, nii et sellest piisab. No, Vaprus asus kiirelt juhtima, aga kuidas te selle kiire värava kohe ära unustasite ja selle mängu nii võimsalt enda kasuks pöörasite? Ära ei unustanud, et skoor jääb tabloole ikkagi ja tuli lihtsalt rohkem lüüa. Sinu enda poolt 1 värav, aga räägi natuke see teise värava olukord lahti, kus sa ka osaline olid. Kas see oli pealelöögina mõeldud või oli see pigem tsenderdus, kus Lindberg palli oma väravasse õnnetult lükkas? No see oli ikkagi pealelöök, et pall liikus värava suunas, nii et ma ei tea, kas see oleks oma väravana kirja või läinud, nii et nii ta oli. Löögina oli planeeritud. Vaatasid Toni Kroosi videosid ja õppisid selle pealt? Toni on oma poiss, väga poiss, mulle meeldib. No võimas võit täna, jätkuvalt olete tabeli liidrid, võib vist öelda, et kõik läheb nii, nagu soovite? Hetkel küll oleme see, mille järgi tulime siia Pärnusse, selle võtsime ära 3 punkti ja nüüd liigume edasi. No järgmine mäng on teile Tartu Tammek, aga võidu pealt on sinna vist väga hea minna. Selles mõttes ei ole vahet, võit või kaotus, mis iganes, uus mäng hakkab 0-0-st, ei saa nagu mingit asja endale ette kujutada. Olgu, aitäh sulle, Mihkel. Juurde jõudnud Sander Kapper, 6-1 kaotustena, ole hea, võta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. Jah, Levadia oli täna üsna kliiniline, et lõid meile 6 väravat, eks meil ole nüüd palju videomaterjali, mida üle vaadata ja suured korrektuurid teha, et jah, täna nii. No, asusite tegelikult ju 3. minutil juba juhtima, aga oskad sa öelda, milles see lagunemine täna siis tuli? Ma tsiteeriks siis treenerit, et me olime kuidagi
kuidagi tujutud või niisugune nagu ei olnud seda energilist särtsu siis, kui saab nii öelda, et me küll proovisime üksteist nagu käima tõmmata ja niisugust vihast lahingut pakkuda, aga kahjuks ei õnnestunud. Et jah, nagu ma ütlesin, palju videomaterjali saime täna, mille kallal tööd teha. No treenerist rääkisid, mida Igor Prins teile poolajal rääkis, et teid nii-öelda teiseks poolajaks motiveerida. Ma kujutan ette, et võis päris krõbe jutu ajamine olla. No ma arvan, et ma nüüd jään vastus võlgu, palju see poolaja seis oli, aga ma arvan, et treener ei pea meid motiveerima, et mängid peavad ise selle sisu enda seest leidma, et joosta oskab igaüks ja võidelda oskab igaüks, et see tuleb enda seest leida. Jah, tehnilist praaki tuleb vahest rohkem, vahest vähem, aga see jooksutahe ja hing, see peaks enda seest tulema. No annab tänasest midagi kaasa ka võtta, mis sa arvad? Esimesed 3 minutit, et ja okei, selles natuke naljakas on, et me läksime ikkagi meistri vastu juhtima ja siis oleks soovinud näha niisugust iga ruutmeetri eest võitlemist, aga nagu ma ütlesin, palju videomaterjali, vaatame üle ja tahaks lubada, et niisugust asja enam ei kordu. No Ranna staadionil päris palju mänge viimasel ajal olnud, karikafinaalid ja U19 Elitliiga, meistriliiga finaal. No kuidas muru täna oli? No ausalt öeldes mul vahet ei ole, ma armastan muru peal mängimist, pehmem on kukkuda loomulikult, et ma arvan, et kõik jalgpallurid naudivad olla muru peal. Eks väljaku kvaliteet võiks ikkagi parem olla, aga ei kurda. Võiks rohkem vaeva näha enda tehnikaga, siis vahet ei ole, mis väljakul mängid. Järgmine mäng Nõmme Kaljuga kaotuse pealt vist ei ole kõige parem sinna vastu minna nii-öelda. Noh, ma arvan, et kui sa oled kõrgliigas pikalt mänginud, siis sa peaksid tulema võimeline kiiresti korrektuurid tegema ja motivatsioon ongi niisugune asi, et see kõikub läheb üles-alla, aga distsipliin peab säilima. Ehk siis väiksed asjad kogu aeg, nagu Erling Haaland ütles. Olgu, aitäh sulle, Sander! Edu teile!